Tere hommikut! Mul on hea meel, et nii palju te võtsid meie kutse vastu, et osaleda täna avalikul sotsiaalkomisjoni istungil, et kogu tänast istungit on võimalik jälgida interneti kaudu ja seda lindistatakse, et kõik osapooled oleks teadlikud, et see on avalik istung. Aga selleks, et minna tänase päevakorra juurde, oleks vaja kinnitada kõigepealt sotsiaalkomisjoni poolt selle nädala päevakava ja peale selle, et on täna 100-eurose miinimumpalga teemaline avalik arutelu, oleks homme kell 2 madalapalgaliste tulumaksu tagastamise eelnõu arutelu ja neljapäeval kell 11 või kui meil istung läheb kauem, siis 10 minutit peale istungit peretoetuste teemalise eelnõu menetlus. Et loodame, et täna Riigikogu juhatus need seaduseelnõu projektid vastu võtab ja suunab meile komisjonile. Kas on kellelgi eriarvamust? Ja palun. Et kui lubadaks, ma parandaks komisjoni esimese keelevääratuse, mitte 100-eurosest miinimumpalgast ei käi jutt, vaid tahaksime ikka 1000 eurost. Jah, aitäh. Vabandust. Aga aitäh. Ja lepiks kokku siis tänase teema arutelu nii, et kõik osapooled, kes täna laua taga on, saavad 4 minutit oma seisukohtade tutvustamiseks ja peale seda on võimalik kõikidel fraktsioonidel ühel esindajal ka oma arvamust avaldada. Täna otsust ei tehta, see on kuulamise päev, kuulatakse kõiki osapooli ja siis on võimalik teha nii erakondadel kui komisjonil lõpuks siis seisukoha vastu võtta. Sobib teile nii? Ja paluks, et kõik mikrofoni räägiks, et 2 põhjusel, et üks on see, et kuna on avalik ja kõik saavad jälgida seda ja meil on üks komisjoni liikmel on parem kuulata ja jälgida, kui ta on läbi mikrofoni. Ja ma annaks kõigepealt sõna siis 15 minutiks Eesti Keskerakonna esindajal. Ma saan aru, Tarmo Kriis, palun. Aitäh, lugupeetud sotsiaalkomisjoni liikmed ja ametnikud, sotsiaalsed partnerid, kes täna olete siia kogunenud. Eesti Keskerakonna nimel kordaks siis seda ettepanekut, mis on pälvinud laialdast toetust, et kehtestada 1000-eurone alampalk ja seda ettepanekut on toetanud 5339 Eesti elanikku. Lisaks on siis interneti teel antud veel allkirju 3944. Nii et tegemist on ettepanekuga, mis on pälvinud meie hinnangul laialdast toetust ja seetõttu on väga hea meel, et saame seda nagu siin sotsiaalkomisjonis arutada. Alampalk ei ole olnud nagu sellises fookuses minu arvates kunagi varem. Tõsi on peetud üks 10 aastat tagasi vist viimane voor läbirääkimisi, kus ka osales riik, aga pärast seda on alampalk kujunenud siis kahepoolselt ettevõtjate ja ametiühingute vaheliste läbirääkimiste tulemusel. Aga kuna seadusest riigil selline kohustus tuleb määratleda töötasu alammäär, millest vähem ei tohi siis teatud ajas maksta, siis on selge, et seda küsimust riik peab arvestama ja on vist küllalt sümptomaatiline, et tänasel päeval on siis ka see 1000-eurose ja sellest madalama palgataotluste temaatika jõudnud ka erinevatesse valimisprogrammidesse, ehk siis Keskerakonna oma 1000 eurot ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna ettepanek 800 eurot. Mida siis öelda?
tõenäoliselt tuleks teha ikkagi mingisugune järeldus, et miks see töötasu alammäär on tänasel päeval siis sellise aktuaalsuse nagu saavutanud ja kas on üldse õige aeg seda arutada, võib-olla peaks veel ootama, kuni majanduslikud olud paranevad või halvenevad, aga mul on tunne, et siin on mingisugused selged põhjused, miks siis on täna selle teema vastu huvi just selline, nagu ta on. Esiteks on üheks põhjuseks kindlasti see, et möödas on sellised väga kiire majanduskasvu aastad, kus tegelikult see alampalga teema nii-öelda üldse valitsuse käest välja libises. Ehk et alates 2004-2005, kui majandus hakkas jõuliselt kasvama, hakkasid kasvama palgad, siis selle teema võtsid enda kätte sotsiaalpartnerid, valitsus nii-öelda nagu ei jõudnud selle teemaga järgi. Ja tegelikult oli ka väga tugev surve just töövõtjate poole pealt, mis siis nagu sundis või siis tekitas sellise dialoogi, kus riik nagu taandus. Ja mäletan, et sellel ajal sõlmiti alampalgaleppeid, mis ületasid 20%-list kasvu, nii et tõepoolest oli tegemist kiire arenguga ja hinnates tänast olukorda, siis ilmselt seda nagu väita ei saa. Majanduse kasv on pigem stagneerunud. Tõsi, on olnud selline mõõdukas palgakasv, aga sellist väga selget nagu majandust käivitavat jõudu ei ole. Nii et selles kontekstis tasuks nagu alampalga teemaga uuesti tegelema hakata. Teiseks on ju toimunud väga kiire integratsioon nii-öelda Euroopaga. Eesti on nii-öelda Euroopa Liidu liige, nüüd Eurotsooni liige. Kõige selle tulemusena on tegelikult toimunud väga suur siis erinevate valdkondade ühtlustumine. Räägime näiteks siin hindadest, toiduainete hindadest, mis on kohati Euroopa tasemest ka meil kõrgemad, ilmselt ka lähtuvalt meie sellisest geograafilisest asukohast, aga sellegipoolest. Ning samuti on tegelikult toimunud väga intensiivne tööturgude liitumine, aga seda kahjuks selles suunas, et Eestist inimesed eriti pärast siis nagu eurole üleminekut on avastanud enda jaoks teised turud ja erinevatel hinnagutel töötab Soomes circa 60 000 töölepinguga eestlast. Nii et ka see on märk sellest, et midagi tuleks nagu ette võtta, päris samamoodi edasi minna ei saa ja see väljaränne puudutab tegelikult paradoksaalsel kombel just perifeerseid piirkondi, kus siis töötasud on madalamad, mitte niivõrd Põhja-Eestit, Harjumaad ega Tallinnat. Siis kolmandaks tooks välja küllalt kiire tarbimismaksude kasvu, see on olnud eelkõige Reformierakonna valitsemise aja üks selliseid kandvaid maksupoliitilisi põhimõtteid, kus üksikisiku tulumaksu on langetatud ja on siis suurendatud erinevaid tarbimismakse. Toome näiteks siin käibemaksu tõusu, aastal 2009 tõsteti 2%, aga neid näiteid on ka siin viimasest ajast, kus tõusevad aktsiisid ja seda suhteliselt kas siis lühikese etteteatamisega või siis üldse ette hoiatamata, kui me räägime siin kütuseaktsiisist. Ja on selge, et see kõik koormab tegelikult just nimelt nende inimeste nagu rahakoti, kes on selle miinimumpalgaga rohkem seotud. Ja neljas teema, mis mulle nagu isiklikult nagu läheb korda, on seotud siis igasuguste erinevate sotsiaalsete toetustega, et ka mitmed rahvusvahelised uuringud toovad välja selle,
et mida madalam on alampalk, seda suurem on nii-öelda see kulu maksumaksjale, ehk et otsitakse siis abi riigi käest, et katta erinevate teenuste nii-öelda tarbimise eest siis kulusid ja ka sotsiaaltoetuste süsteem on minu arvates üks koht, mis väga hästi peegeldab seda, et mis juhtub siis, kui palgad on pikalt väga madalad. Ja sellele on ka juhtinud tähelepanu mitmed erinevad rahvusvahelised majanduseksperdid, seda on uuritud, et tõepoolest madalate administratiivsete palkade puhul nii-öelda see hinnalipik lõpuks on riigieelarve küljes. Nii et nii see maksukoormuse kasv kui ka toetuste süsteem on mõnes mõttes omavahel seotud probleemid ja kui eeldada seda, et alampalk oleks kõrgem, siis ma julgen arvata, et paraneksid kindlasti maksulaekumised ja väheneks nii-öelda surve erinevate sotsiaalsete toetuste kasutamiseks. Nagu ma ütlesin, alampalk on iseenesest väga uuritud teema, et ja huvitaval kombel on ta täna nii-öelda, on ta rohkem fookuses isegi kui siin 10 aastat tagasi ja mitmed riigid nii-öelda väga tõsiselt just nimelt ka siin majanduskriisist väljudes ja uusi nii-öelda selliseid arengusuundi otsides on selle teema enda jaoks avastanud. Toome näiteks Saksamaa, kus kehtestati miinimumpalk, Suurbritannias, kus on seda nüüd tõstetud, Ameerika Ühendriikides on ta kehtestatud föderatiivselt ja ka mitmetes suurlinnades näiteks on tehtud selliseid lepinguid, kus siis nende territooriumitel asuvad ettevõtted ei tohi maksta vähem teatud piirist ja seal on vist räägitud $15 ja nii edasi, et tunnis. Nii et nii-öelda avalik sektor tegelikult mujal maailmas täna sellises muutunud majanduskontekstis ja sotsiaalses kontekstis otsib alampalgale nagu uut kohta ja tähendust. Ja ilmselt ei ole ka vähetähtis see, et mitte ainult ettevõtted ei konkureeri enam nii-öelda maailmas omavahel tööjõu pärast, vaid ka riigid ja piirkonnad ja linnad ja nii-öelda alampalk on üks selline indikaator, millega saab nii-öelda enda siis atraktiivsust tõsta. Niisiis, milline võiks olla Eesti mudel? No ma arvan, et lähtudes seadusandlusest peaks selle aktiivse rolli kindlasti võtma või taastama endale riik ja valitsus. Tõenäoliselt oleks selle jaoks otstarbekas käivitada teatud konsultatsiooniprotsess, nii nagu see ka omal ajal oli. Pean täiesti loogiliseks, et selle käigus kuulatakse ära nii ettevõtjad kui ka töövõtjad. Riik ei saa siin tegutseda päris omalapärtuslikult, aga eesmärk jõuda 1000 eurose alampalgani tegelikult peaks ikkagi nagu olema ja riik peaks suutma sellise eesmärgi defineerida ja loomulikult tuleks ka analüüsida, et millised saavad siis olema selle mõjud. Ilma korraliku mõjuanalüüsita ei saa välja töötada ka vastumeetmeid ja kindlasti mõju saab olema tõenäoliselt mingi Eesti erinevatele piirkondadele, sektoritele erinev, aga ma olen ka seda meelt, et kui see tõusunurk on teada ja periood on teada, siis tegelikult ei tohiks olla vastuvõetav ja ütleks ka kohe ära, et tõsta seda koheselt, eks ju, nii nagu ütles ka välja Majandusministeerium oma arvamuses, ei ole mõistlik, et see tõepoolest tekitaks sotsiaalset probleemi ilmselt suuremal hulgal juurde, kui ta lahendaks, aga kui seda tõsta 4-5 aasta perspektiivis, siis tõenäoliselt on nagu võimalik töötada välja ikkagi selline meetmete pakett, mis seda olukorda nii-öelda reguleeriks. Ja teeksin 2 ettepanekut. Esiteks kindlasti käivitada siis
koos alampalga tõusuga tööturuteenuste reformipakett, mis võtaks arvesse siis vajadust koolitada ümber suurem hulk inimesi, kes võivad tegelikult vajada täiendava ümberõpet. Töötukassas tegelikult on see raha nii-öelda olemas. Küsimus on selles, et täna teda nii-öelda tööturuteenustele väga nagu suures ulatuses ei rakendata, olukord tööturul on võrdlemisi normaalne, aga kindlasti sinna suunas tuleks minna ja kui ka meenutada Töötukassa algusaegasid, siis tegelikult selle üks nagu põhieesmärk oligi, et majanduse ümberstruktureerimiseks tegelikult tema põhiline fookus peaks olema ütleme lihtsamini öeldes koolitamine. Ja teiseks tuleks kindlasti jätkata tööjõumaksude langetamist, see puudutab Keskerakonna programmist lähtuvalt eelkõige vähem teenivaid inimesi ja see peaks olema siis tegelikult üks selliseid võib-olla kõige olulisemaid osasid sellest reformist, et langetada üksikisiku tulumaksu vähem teenivatele inimestele oluliselt allapoole, kui ta on siis tänase üldise määrana. Nii, minu poolt kõik. Aitäh! On aega parasjagu nii palju, kui on soovi üks küsimus. Ja palun, Vilja! Aitäh ettekande eest! Mis ma pean küll ütlema seda, et üsna paljudki väited ei ole nagu mingite faktiväidetega põhineval või analüüsidele viidatud, on nimetati rohkem hinnangulisi andmeid, mille põhjal ei saa väga järeldusi teha. Aga mul on tegelikult küsimus selles, et nagu minu teada, kas üks aega väide, et riiki pole kaasatud, et tõepoolest ma arvangi, et miinimumpalk ongi tööandjate, töövõtjate omavaheline kokkuleppe, aga ja riik peab selle lõpuks ka kinnitama, et sellest kõik kinni peaksid ja nii see on ka toiminud ja kui kokkuleppel ei saavutata, on alati ka riiklik lepitaja olnud pundis. Ma küsin, et kas teie arvates siis riiklik lepitaja ei ole enam riigi esindaja, et väita nii kategooriliselt, et riik on üldse välja jäetud sellest nendest alampalga temaatikast, mis tundus mulle kuidagi nagu kummaline ja ka väited sellest, et alampalk ei ole viimastel aastatel tõusnud, siis Rahandusministeeriumi analüüs näitab väga selgelt, et alampalk on tõusnud ennaktempos ka viimase 2 aasta jooksul võrreldes seal keskmise palgaga ja tegelikult moodustas juba eelmisel aastal 37%, mis on igati Euroopa Liidu keskmine. Kahtlemata ei ole ma ka nõus, et see nii väike on, aga ma tahaks lihtsalt, et kommenteeriksite oma väited, et mulle tunduvad need valeväited ja neil ei ole nagu tegelikult analüüsi taga, et millel põhinevad need väga kardinaalsed ja radikaalsed väited, aitäh? Ma võib-olla täpsustaks ja selgitaks, et kuidas on läbirääkimised tegelikult riigi osalusel omal ajal toimunud. Need toimusid siis 3-poolsete läbirääkimiste formaadis, seal osalesid rahandusminister, seal osales sotsiaalminister, seal osalesid riigiametnikud ja tegelikult ei lepitud kokku mitte üksnes alampalga, vaid lepiti tihtipeale kokku ka külgnevates küsimustes, mis kuuluvad riigi tegutsemissfääri. Räägime siin näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõusust, mis oli üks selline vastumeede tavaliselt ja mille üle räägiti paralleelselt läbi, räägiti seal riigiametnike palkadest, räägiti palgaastmete lahti sidumisest, kõigest sellest räägiti ja see kõik on see, mis kuulub tegelikult nagu normaalse dialoogi juurde. Lisaks sellele tegelikult oli selline 3-poolne formaat Eestile lausa soovituslik. Seda kõigil ülemineku majandustele soovitati ja seda soovitas rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO, et peavad eksisteerima 3-poolsed läbirääkimised, et ilma riigi osaluseta ei kipu neist midagi tulema. Ega ma ei taha nüüd öelda, et neist midagi tulnud ei ole. On tulnud küll, aga seesama suhe keskmisesse palka, millele te viitate, tegelikult me arutasime seda teemat juba
2004, eks ju, kui tehti üks kahepoolne kokkulepe ametiühingutega, et tõsta alampalk 42%-ni. Selleni me pidime jõudma siis aastaks 2008, eks ju, ja me sinna tegelikult kunagi ei jõudnud. Ehk et ma siiski arvan seda, et kui riik on nii-öelda laua taga meeskonnana ja selle läbirääkimiste käigus arutatakse ka teatud seadusandlikke muudatusi, siis tegelikult see tulemus on igal juhul parem ja ma ka arvan, et ilma riigi osaluseta tegelikult esiteks me ei jõua mingite reaalsete summadeni ja teiseks me ei jõua ka mingisuguste muudatusteni nendes samades tööturuseadustes või maksuseadustes, nii et lähtudes ka siis kollektiivlepingu seadusest, kus nii-öelda selline õigus riigile ja sotsiaalpartneritele lepingu sõlmimiseks on antud, minu arvates võiks seda kasutada. Aitäh! Ja läheme siit aruteluga edasi. Tööandjate keskliidu esindaja Toomas Tamsar, palun. Aitäh! Ma panen siin kella käima, see näitab 3 minutit, see jääb 1 minut sul veel aega. Jah, ma siit nüüd näen. Nii. Ma näitan sul näpu. Ja Riigikogu liikmed, alampalgast räägitakse väga erinevates võtmetes ja palju on seal juttu statistikast, osaliselt on päris statistika, osaliselt on nagu selline poolstatistika. Mina räägin täna, me oleme oma seisukohad esitanud ja ma räägin teile hoopis ühe teistsuguse loo alampalgast. Ma räägin teile ühest Matist, kes elab Järvamaal. Mati on vanem mees, tema lapsed on suureks kasvanud, tema naine on natuke haige, aga siiski teeb veel ikkagi tööd väikse koormusega vallavalitsuses. Mati on selline mees, kes teeb luudasid. Ta on eluaeg kätega tööd teinud, varem kunagi tehases, nüüd väikeses kohalikus pisiettevõttes. Ta saab 400 eurot kuus, seda on vähe, aga Mati saab hakkama, eluaeg on saanud hakkama. Viimasel paaril aastal on Mati palk tõusnud umbes 400 eurot aastas, ega seda väga palju pole, aga seda midagi on. Tõsi, eelmisel aastal käis Mati ettevõtte omanik korra Põhja-Lätis uurimas, et kas äkki saaks seal teha neid luudasid odavamalt. Sest lätlased teevad seda umbes 50 eurot kuus odavamalt. Õnneks Matil nii ei läinud, sellepärast et omanik otsustas, et see lätlastega jamamine ei tasu ennast ära selle raha pärast ja teiseks parema meelega annaks ikkagi omas külas tööd. Nüüd käivad jutud, et poliitikud tahavad Mati palka kiiresti tõsta ja Matile see meeldiks küll. Aga talupoja mõistus ütleb Matile, et kui miski asi on liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt see ongi liiga hea, et olla tõsi. Nüüd räägib omanik uuesti Lätist luudude ostmisest ja juba seekord päris konkreetselt. Et palka ei pea üldse Matil tõstma 1000 euroni ja aitab täiesti 500-st, et osta need vihad Lätist. Läti vanamehed teevad selle sama töö ära täpselt 350 euro eest. Ja Läti luuad on odavamad. Selle ettevõtte omanik teab ka väga hästi seda, et kui kõrvuti on 2 luuda, siis ükskõik, mida inimesed räägivad, sealhulgas poliitikud räägivad, nad ostavad alati selle odavama luua, mis on tehtud Lätis. Ükskõik, kes kui palju Eestis palka saab. Ja Matil siis enam tööd ei ole. Ja siis käivad veel igasugused inimesed televiisoris, kes räägivad sellest, et ega meil ei olegi vaja selliseid inimesi nagu Mati, kes teevad seda lihtsalt tööd. Need tööd kaovad niikuinii ära ja parem õppigu endale mingisugune parem amet, pole Eestis niisugust asja vaja, õpivad tehnoloogiat. Matiga on see värk, et tema ei ole kunagi Skype'i kasutanud, tema ei tea, mis asi see on, ta ei tea ka, mis asi on TransferWise. Tema teab, mis asi on luud ja ta teab, kuidas neid luudasid tehakse. Mati on vanem mees, tema ei hakka enam tehnoloogiat õppima. Ja kui võimalik, siis ta teeb luudasid edasi ja kui pole, eks ta siis hakkab toetusi saama. Tema naabril juba õnnestus grupi peale saada, et naaber saab hakka hakkama kuidagi. Et Mati nii ei tahaks teha, aga mis parata see elu. Nüüd, mina tahaks küsida, head Riigikogu liikmed, et kes teist on siis see, kes ütleb Matile, et sina, Mati, enam ei tohi madala palga eest tööd teha ja mine toetuste peale. Sinu amet ei ole meile vajalik ja me ei vaja siin Eestis sinu tööd. Või et Mati, mine õpi uus amet tehnoloogia valdkonnas. Ütleme, tehnoloogilisem tootmisvaldkond. Mati ütleb, et ta ei tee seda. See on see, mis juhtub päriselt elus siis, kui neid asju teha. Et kui me räägime suurtest tootmisettevõtetest siin Tallinna lähedal, Harjumaal, Tallinna ääres, siis nende palgatase ei ole alampalk ega sellele väga lähedal. Neid see puudutab kaudsemalt.
Aga Tallinnast väljaspool sellistes väikeettevõtetes ja ka mitte väga väikestes ettevõtetes on see stsenaarium, mida ma kirjeldasin, on täpselt see, mis juhtub. Aitäh! Aitäh! Lähme siit edasi järgmine ettekandjale Eesti Ametiühingute Keskliidust esindaja Peep Peterson. Esimees, palun. Aitäh! Ma saan numbritega täiendada, et selliseid matisid või mitte matisid või katisid on Eestis 80 000 ja nad kõik ei ela mitte Järvamaal, vaid elavad ka Tallinnas. Õmblustööstused Tallinnas maksavad umbes 400 € ümber palka ja see on tegelikult tänane fakt, mis tähendab seda, et need inimesed peavad selle 400 € reaalselt ka toime tulema. Elavad ka Ida-Virumaal, elavad Tartus, elavad paljudes teistes kohtades. Tõepoolest see protsess, et sotsiaalpartnerid on ilma riigita kokku leppinud miinimumpalka, on olnud pärit umbes 10-12 aastat ja selle aja jooksul me oleme üht-teist saavutanud, et kui riigi määrata oli alampalk oli summa 28% keskmisest palgast, tänaseks me oleme liikunud 37 juurde ja tõesti 37 võrreldes nüüd Euroopaga on, ütleme siis, tagumise kolmandiku tipus. Ehk siis me ei ole päris lootusetus seisus, aga meil ei ole ka kunagi olnud nagu nii kõrget taset kui 37, et me oleme tõesti ajaloolises tipus. Kõige rohkem on tõusnud 20% alampalk korraga peale seda, see oli 2008. aastal, peale seda arusaadavatel põhjustel jäi see pikaks ajaks seisma. Et sellised andmed meil on. Me arvame, et sotsiaalpartnerid üldiselt saavad nende tunnetusega, majanduse tunnetusega paremini hakkama. Meie liikmeskonnas on kõik need matid ja katid, kes saavad väga hästi otsustada, et kas täna on õige aeg küsida massiliselt miinimumpalga tõusu või mitte nõuda seda. Me teame, et kõrge tööpuuduse tingimustes me ei ole pressinud peale, ka ajalugu näitab seda, me ei ole pressinud peale miinimumpalga tõusu. Me oleme olnud just nimelt reguleerinud seda palka vastavalt turu olukorrale ja me oleme täna seal, kus me oleme. Nüüd küsimus sellest, kas tänane miinimumpalk on piisav, siis ametiühingud leiavad, et see ei ole piisav. Me räägime vaesusest ja kui töötav inimene on tegelikult vaesuses ja me teame, et see OECD, mis on ju soliidne organisatsioon, kuhu me oleme ise üritanud pääseda ja oleme ka sinna saanud, see klubi ütleb, et 50% keskmisest palgast on selle suhtelise vaesuse piir ja selle palgavaesuse likvideerimise poole me peaksime liikuma. Me otsisime hästi palju või väga intensiivselt seda allikaid, mis näitaksid tegelikult äraelamiseks vajalikku summat Eestis, aga kuna on olemas ainult see elatusmiinimum, mis on kuskil 200 € ümbruses, mis meie arvates on nagu vananenud informatsioon, siis tegelikult meil selline tarbimispõhist adekvaatset teaduslikku infomaterjali pakkuda ei ole. Et nii palju see sellest sotsiaalsest meetmest, meie eesmärk on jõuda 50 lähemale. Siin on räägitud, sõlmitud tormukriisiga vist omal ajal kokkuleppeid, et saada 41%, aga kahjuks tööandjad ei tulnud selle leppe täitmisega kaasa. Aga lähme nüüd majanduslike meetme juurde ja meie veendumus on see, et Eesti kliimas, Eesti asukohas, kus me täna asume, Soome, Rootsi vahetus naabruses, ei ole võimalik tegelikult majandada selliste palkadega 390. Meie tööpuudus täna on 6% juures ja kukub allapoole. Töötukassa pakub andmeid, kus ütleb seda, et tööpuudus on langenud alla selle piiri, kus tegelikult enam tõesti palku tõstetakse ilma tootlikkust tõusuta. Ehk siis tegelikult see on, ütleme, see olukord, kus saaks kõige kiire just neid muudatusi ette võtta ja seetõttu me käsitleme miinimumpalga tõusu kindlasti majandusliku meetmena. Ja siin on mitu momenti, üks on sisetarbimise tõstmine, teiseks on tööjõu aktiivsuse tõstmine. Praksis pakub mudelit, mille alusel selgub, et väga selged grupid täna ei taha tööle minna, seetõttu, et miinimumpalk on liiga madal, et me peaksime seda tõstma ja kahtlemata me näeme ka seda, et lahkujate hulgas on just madalapalgalised inimesed
Eesti Pangal on selle kohta väga head slaidid, et viimaste aastate suhteliselt kiirem miinimumpalga tõus on tegelikult vähendanud seda motivatsiooni lahkuda. Ja kolmas väga oluline moment on siis tegelikult see sektorite optimeerimine, et me peame tegutsema ikkagi sisse toovates sektorites, me peame aitama inimestel nendesse sisse toovatesse sektoritesse liikuda, mis viib ka meid selleni, et tegelikult me tahaksime riiki näha peale seda, kui me oleme saavutanud ambitsioonika alampalga kokkuleppe, just nendel läbirääkimistel, kus me paneme paika need majanduslikud meetmed või üldse meetmed, kuidas selle nii-öelda suhteliselt kõrgema alampalgaga toime tulla. Ja need on ennekõike siis see koolitusvõimalused enne töötuks jäämist. Kui inimene on töötuks jäänud, on tema heitumistõenäosus 30% meie hinnangul või meie andmetel. Ja see tähendab seda, et need sektorid, mida me näeme, õmblustööstus, toidutööstus, tekstiil vähem, turism kindlasti, side nii ja naa, ütleme turvasektor, natuke põllumajandust, et kui need sektorid tegelikult vajavad ennetavalt juba ümberõpet, need samad matid, kes täna teevad, oleks ta saanud 5 aastat tagasi koolitust, oleks ta täna võib-olla kuskil mehhaniseeritud luua tegemise vabrikus ja selle luua hind oleks juba tunduvalt 2 korda odavam. Nii et koolitusvõimalused, teiseks investeeringud innovatsiooni. Meil Junckeri komisjon pakub täna investeeringuteks raha, mida saab ka tegelikult Põhjamaade investeerimispanga kaudu Eestisse suunata, näiteks kapitalitoetusena või otse sissemaksetena kapitali tingimusel, et tõepoolest toimub innovatsioon ettevõttes. Ja loomulikult me näeme, et ekspordisektorid ei tohi kahjustada. Kõige põhilisem küsimus miinimumpalga tõstmisel on ekspordisektorite jätkusuutlikkus. Ja kui siin me räägime õmblusest, räägime toidutööstusest, siis need ja ka turismist, siis need on sektorid, kuhu täiendavaid muid nagu pingeid ei tohiks suunata ja seetõttu näiteks hotellide käibemaksu tõus on üks koht, kus me tegelikult lõikame väga kiiresti aga ka transiit. Et me teeme seal muid majanduslikke vigu, mis tegelikult kahjustavad Eesti eksporti ja vähendavad ka seda tõenäosust, me saame palku tõsta ohutult. Need on meie põhilised seisukohad, me arvame, et me saame tööandjatega sel aastal kokkuleppele tasemel, mis on väärikas, mis ei ole 1000, aga liigub 1000 poole. Taustaks nii palju, et me oleme õige pea sisenemas sellesse keskmesse gruppi Kreeka, Portugali ja teiste ja Sloveeniaga. Ida-Euroopast on sinna gruppi tõepoolest ainsana Sloveenia jõudnud, me võiksime olla järgmised. Me oleme hetkel nominaaliga möödas Tšehhist, Ungarist, Poolast või mitte, Poola on vist ees. Aitäh, kahjuks aeg saab läbi ja pakuks järgmisena Teenistujate Ametiliidu keskorganisatsiooni juhatuse esimehele Ago Tuuringule. Palun. Tere, aitäh kutsumast. TALO alustas üleriigilisi töötasu läbirääkimisi 1992 ja siis oli meie ainukeseks partneriks riik, sest lihtsalt ei olnud eraõiguslikke ega avalik-õiguslikke ei kultuuri- ega haridusvaldkonna asutusinstitutsioone. Ja nende aastate jooksul me oleme püüdnud lähtuda sellest põhimõttest, mida on aktsepteeritud Euroopas ja enamuses arenenud riikides, et haritlase, keda TALO esindab, töötasu alammäär võiks ja peaks olema läbiräägitavaks perioodiks keskmine brutotöötasu, mis tähendaks seda, et aastaks 2016, kui me alustasime läbirääkimisi, siis vaatasime Rahandusministeeriumi prognoosi ja see peaks olema kusagil 1160. Nüüd me esitasime läbirääkimiste taotluse ja hetkel on meil ainukene leping, mis on siduv. See on see, et 2015 on saavutatud kokkulepe 730. Tähendab seda, et me jääme sellest üldisest põhimõttest maha oluliselt veerandi või natukene rohkem. Ja nüüd on muidugi väga meeldiv kuulda, kui me räägime kahest töötasu alamäärast, üks on see üleriiklik 390 ja mina räägin nüüd haritlaste töötasu alamäärast, mis siis peaks olema keskmine brutotöötasu. Ja kui ta on hetkel 730, siis ma tahaks nüüd küsida, et millised on need majanduslikud tegurid, mis tõesti võimaldaksid sellise suurema hüppe saavutada. Nüüd 3. juunil alustame läbirääkimisi ja läbirääkimiste valitsuse poolne esindaja on kultuuriminister
ja ta on öelnud, et ta on taotlenud vahendeid nii palju, et saaks vähemalt liikuda 900 suunas. Aga kui vaadata nüüd koalitsioonileppe postulaate, kus öeldakse, et 4 aasta jooksul püütakse 26% avalikku teenust pakkuvas sektoris töötasu tõsta, et siis selle 6,5%-lise kasvikuga mitte kuidagimoodi me seda üldist põhimõtet ei saavuta. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui nüüd see nõndanimetatud üleriigiline töötasu alammäär tõuseb piisavalt kõrgele, siis tekib tasalülitamine juba haritlaste töötasu tasemega. Ja siit ongi minu küsimus ka, et kuidas saavutada siis see proportsionaalne suhestus, nagu ta praegult on 390 ja ütleme siis õpetajatel selle 900. Ja kui nüüd see tuleks, üleriigiline tuleks 1000, et milline siis võiks olla siis õpetajate või ühesõnaga haritlaste, kultuuritöötajate õppejõudude töötasu. See peaks olema juba kusagil 3000. Me oleksime väga tänulikud, kui see niimoodi juhtuks. Et ma esitan tõsimeelselt küsimuse, et seda ideed tasuks kaaluda, et mingisugune ajaline selline telg paika panna ja alustada selliseid üleriigilisi töötasu või palgapoliitika põhimõtete käsitlemist, et siis nagu võiksime küll selles suunas liikuda, aga sellist hüppelist töötasu kiiret tõusu, ma kardan, et meie majandus, meie ettevõtlus ei suuda nagu välja kanda. Aga põhimõtteliselt toetan seda kahte asja, et jätkata nende töötasu läbirääkimiste üldpõhimõtete temaatikat kõigi osapoolte, töötajad, tööandjad ja valitsus vahel ning ühesõnaga siis panna pikemas perspektiivis paika, et millise sammuga me võiksime liikuda selles suunas, et on ta siis 1000 või 1100 või 850 mis iganes, aga idee on toetatav, aga hetkel olen natukene murekurdudega otsa ees, et kuidas saavutada. Aitäh! Aitäh! Ja lähme siit edasi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus, palun. Aitäh kutsumast ja ka sellel teemal kaasa rääkimast, et see ei ole nüüd meie tegevuse võib-olla igapäevane osa, aga kindlasti teema puudutab meie sektori ettevõtteid väga otseselt. Eelkõige siis esindame põllumajandus- ja toiduaine tootmise valdkonna ettevõtjaid. Jagame pöördumises toodud muret kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse osas ja ka väljarändega seotud küsimusi ja usume, et ka meie sektori ettevõtted tunnetavad tegelikult seda üsna selgelt ja teravalt, nagu ka siin eelnevatest ettekannetes juttu oli, siis väljaränne just ääremaadelt ja maapiirkondadest on tõsine teema. Samas loomulikult me toetame ka siin seda mõtet, mis samuti öeldi, et selline väga laiaulatuslik küsimus, mis mõjutab nii sisetarbimist kui ettevõtete konkurentsivõimet, ekspordivõimet ja kõiki neid teemasid, et see vajab kindlasti laiemat ja põhjalikumat analüüsi, enne kui selle saab teha. Pöördumises märgitakse, et ka sellele, et see alampalga tõstmine aitaks siis paremini toime tulla inimestel tarbides siis erinevaid kaupu ja teenuseid, et põllumajandus-toidusektori puhul kindlasti märgime seda, et alampalga tõstmine omab oma väga selget mõju ka toiduainete hindade tasemele, mis moodustavad omakorda väiksema sissetulekutega inimeste väljaminekust suhteliselt suurem osa. Kui vaadata siis nüüd põllumajandus- ja toidusektoris üldse palkade taset, siis ametliku Statistikaameti järgi ulatuvad nii põllumajanduses kui toidus enam-vähem nad sinna 890–900 euroni keskmisena. Teatavasti siis tegevusalade keskmine on seal 1000 euro ringis ehk täna ka keskmine palk nendes sektorites ei ulatu, isegi mitte siis 1000 euroni miinimumpalgast rääkimata. Lisaks see statistika väljendab vaid ettevõtteid, kus töötab üle 49 töötaja. Meie sektorit iseloomustab väga palju just väike ja isegi mikrotootjad, kus töötajate arv on kaugelt alla 49 ja nendes ettevõtetes kahjuks pole teile andmeid siin näidata, aga kindlasti on ka keskmise palgatase väiksem kui 900 eurot.
nagu öeldud, et me tunneme kindlasti ka ise muret, et need palgatasemed on nagu nad on. Siiski õnneks põllumajandus-toidusektoris palgatasemete tõus viimastel aastatel keskmisena siis on olnud üsna kiire, et kui vaatame kas või põllumajandust, siis aastatel 2010–2014 on põllumajanduses 35% keskmine palk tõusnud, et on siin aasta võrdluses olnud igal aastal 5–10% eelnevaga võrreldes kasvanud. Siiski see keskmine näitaja ei iseloomusta kindlasti siis kõikide töötajate erinevaid olukordi, et kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatel ja vastutusrikastel ametikohtadel, ja ma ei pea silmas siin ainult siis ettevõtete juhtimist, vaid ka oskustöölisi, olgu nad siis põllul või laudas, kes töötavad tehnoloogiatega ja nii edasi, et nendele makstaksegi juba täna kõrgemat palka kui 1000 eurot kuus. Kuid kindlasti jäävad selles sektoris ka madalama kvalifikatsiooni nõudvad tööd, mille eest pole kindlasti võimalik 1000 eurot kuus maksta lähiaastatel kindlasti mitte. Ma ei hakka teid koormama meie üldiste muredega, et põllumajandus-toidusektor ei ole just viimasel ajal kõige säravamas olukorras, et kindlasti on meid väga teravalt tabanud Venemaa impordipiirangute mõjud, mida sisuliselt siin Riigikogus on siiski sobilik välja öelda, et riik omalt poolt pole leidnud praktiliselt ühtegi võimalust nende kahjude leevendamiseks. Lisaks sellele on valitsus ja Riigikogu jätnud juba mitmendat aastat järjest maksmata siseriiklikud põllumajanduse otsetoetused, mis väga otseselt mõjutavad meie ettevõtete konkurentsivõimet, ja varasemalt on siin ka viidatud rahvusvahelisele konkurentsivõimele eksportturgudel. Põllumajandus-toidusektor on teatavasti 3.–4. eksportsektor Eestis, umbes 10% annab kogu Eesti ekspordist. Lihtsalt märksõnadena olgu viidatud veel põllumajandustootmise sesoonsusele, aga see puudutab ka teisi tegevusalasid, keda me hõlmame, olgu see kalandus või maaturism või teised, kus kindlasti suvi on hõivatum aeg ja talv on paratamatult vähem hõivatud aeg, et siin on ka kindlasti küsimus selles, et kuidas sesoonsust alampalga määramisele arvestada. Ja palju kasutatakse ka hooajatöölisi ja ajutisi töötajaid, et siin on ka kindlasti küsimus, et kuidas seda valdkonda reguleerida. Aga kokkuvõttes jah, et kindlasti tahaksime rohkem maksta töötajatele palka ja see on ka tegelikult üks murekoht konkurentsis ka teiste sektorite ja tööandjatega, et seal püsida, selleks tulebki maksta head palka, aga lähiajal 1000 euroni tõstmist me võimalikuks ei pea. Aitäh! Ja läheme siit edasi Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tegevjuht Raivo Altmets, palun. Tervist, head sotsiaalkomisjoni liikmed ja kutsutud. Üsna raske lisada eelnevatele arvamustele midagi, mis need kattuvad väga meie omadega. Toomas Tammsaare väikse essee tõstaksin esile, mis väga hästi kirjeldab just ühte osa inimesi, kelle sissetulek sõltub väga otseselt sellest, milliseks määratakse miinimumpalka. Üldiselt me arvame, et ilma selge analüüsi ja ajalise perspektiivi panemata on üleüldse väga raske argumenteerida selle ettepaneku üle. Teisalt tundub, et natukene on see lahtisest uksest sisse murdmine, sest kõik laua ümber olijad ju tegelikult kinnitasid, et jah, loomulikult on eesmärk palgatasemete tõstmine. Samas peame arvestama, et täna Eesti mediaanpalk jääb alla 800 euro, mälujärg oli ta vist 780 kuskil. Selline, see mediaanpalk, ehk pooled inimestest saavad vähem palka täna. Kui nüüd natukene arvutada, siis 4 aasta perspektiivis tähendaks see vähemalt 7% mediaanpalga tõusu. Me tõsiselt kahtleme, et Eesti ettevõtted on võimelised
nii suureks tootluse kasvuks, et me oleme veendumusel, et sotsiaalpartnerite vahel. Tänan. Aitäh ja annaks sõna siis Eesti Linnade Liidu tegevjuhile Jüri Võigmastile. Palun. Aitäh, tere päevast, austatud komisjon ja komisjoni külalised. Et kui nüüd endale otsa vaadata ja küsida, et kas palgavaesuse teema kohalikku omavalitsust kuidagi erutab, siis vastama peab, et kindlasti erutab. Ja keda ei erutaks, igal juhul on ju tegemist tõsise teemaga, tõsise küsimusega, et me üldse selles kontekstis peame asju arutama. Kohalik omavalitsus kõigi nende inimestega, kellel selliste küsimustega rinda tuleb pista, puutub ju kokku igapäevaselt, nii et see on täiesti otseselt meie küsimus. Lisaks sellele on ju kohalik omavalitsus tööandja ja täiesti otsestes palgaläbirääkimistes nende töövõtjate gruppidega, kes meil on, alates õpetajatest, lasteaiapedagoogidest, majandusvaldkonna töötajatest ja loomulikult ühe teemana, ühe argumendina on ka alati alampalk lauas. Iseküsimus see, et alampalku on ju meil tegelikult rohkem kui üks oluline töötajate grupp ehk õpetajad, nendel on teistsugune riigi tasandil kinnitatud alampalk ja sellel aastal on see 900 ja loomulikult ka need läbirääkimised on kohaliku omavalitsuse teema. Ma nimetasin kohalikku omavalitsust kui tööandjat, tegelikult erinevalt tootmisettevõtetest kohalik omavalitsus on natukene teistsugune tööandja ja kummalisel kombel on Eestis ka kohaliku omavalitsuse kui tööandja käsitlus erinevates kontekstides erinev. Nimelt, nagu ma nimetasin, õpetajate palgaläbirääkimistel kohalikku omavalitsust käsitletakse tööandjana, samal ajal alampalga või miinimumpalga läbirääkimistel kohaliku omavalitsusi laua taga ei ole ja ei ole kunagi olnudki, ehkki me oleme küsinud, tõsi, viimasel ajal küsinud ei ole. Meie jaoks alaliselt palgakatte küsimus on ju kohaliku omavalitsuste tulubaasi küsimus ja selles osas loomulikult me oleme mures kohaliku omavalitsuse süsteemi pärast Eestis tervikuna ja ma usun, et ühelegi komisjoni liikmele ei ole üllatus see, kui ma ütlen, et 98,5% kohalike omavalitsuste käsutuses olevast ressursist, sealhulgas siis ka palkade maksmiseks kasutatavast ressursist on Riigikogu tasandil määratav ehk keskvõimu tasandil määratav ja see osa, mida kohalikud omavalitsused saavad ise koha peal oma otsustega reguleerida, see on kasutan siis sellist sõna häbitult tilluke ehk peaaegu olematu. Tulles oma jutu alguse juurde tagasi, siis kahtlemata palgateema, palgavaesuse teema, miinimumpalga teema on ka edaspidi kohalike omavalitsuste jaoks hästi oluline arutelu koht ja
ega me ju välja ei saa kogu sellest palgavaesuse problemaatikast muidu kui kogu Eesti majanduse tootlikkuse tase tõuseks, aga seda ei lahenda palju luudasid ja 10 korda rohkem luudasid ühe inimese poolt tehes, vaid ikkagi kõrgema tasemega majandusharusid arendades ehk need võtmed, mis ukse avaks, on kogu selle arutelu juures hästi olulisel kohal. Aitäh! Aitäh! Ja ma annaks järgmisena sõna Sotsiaalministeeriumi esindajale Egle Kääretsile. Aitäh! Tulemata nüüd tagasi põhjalikult ja pikalt selle taustsüsteemi juurde, siiski paar punkti, mida maksab teemakäsitluse juures silmas pidada, et üks, mis pigem, kuigi tõesti töötasu alammäära tase on Eestis madal, aga üks positiivne vaatepunkt selles ajalooliselt on olnud nüüd alates 10. aastast, et on järjest olnud 10% ringis stabiilne töötasu alammäära tõus, mis siiski on päris hea signaal kõigile asjaosalistele. Jah, me leiame statistilisest võrdlusest riike, kus tõusud on olnud järsemad, aga nende tõusude puhul on olnud kõrval ka kas päris tõsised töötasu alandamised, alammäära alandamised või siis nullkasvud. Ja tõepoolest see töötasu alammäära ja keskmise palga suhe, mida on siin ka mitmel korral täna viidatud, on järjest paranenud. Ja kui me armastame ennast võrrelda, siis see suhe on meil näiteks halvem kui Lätil ja Leedul, samas nagu statistikast erinevaid tulemusi välja võludes saame me öelda, et Eesti alampalk on märgatavalt kõrgem kui Lätil, Leedul. Mitte, et see oleks iseäranis suur ja uhkust sisendav. Ja samamoodi on alammäär liikunud ka positiivses trendis võrreldes siis arvestusliku elatusmiinimumiga ehk niinimetatud absoluutse vaesuse piiriga. Ehk et alampalk on tõusnud kiiremini. Kui me nüüd räägime sellest samasugusest stabiilsest kasvust, siis nimetatud eesmärk 1000 eurot oleks kättesaadav 10 aasta pärast umbkaudu, mis ilmselt on mõnevõrra kauge perspektiiv ettepaneku tegijaile ja ma olen aru saanud ka, et tööturu osapooled tegelikult on valmis võtma vastutust kiirema tõusu eest. Küll aga mitte siis jällegi paari aasta perspektiivist rääkides, aga seal mingisugust keskteed leides. Mis võiks olla sellise alampalga tõstmise positiivsed mõjud on mõistagi seotud inimeste toimetulekuga ja sellest tuleneva majanduskasvuga, sellest tuleneva väljarände võimaliku peatumisega, konkurentsivõime osas on nagu võimalikud mõjud kahetised, et need, kes suudavad kohanduda, kindlasti tulevad paremini toime ja jäävad püsima, aga suur osa võib-olla ka neist, kes luudasid toodavad, ei pruugi selliseid järske muudatusi sugugi mitte üle elada.
ja seesama konkurentsisurve siis on kahetine. Loomulikult tuleb vaadata seda koosmõjus kogu muu palgastruktuuriga, et kindlasti on sellel väga tugev mõju, sellistel otsustel väga tugev mõju üldisele palgastruktuurile, selles mõttes, et kui me täna räägime statistilistest andmetest, siis alampalga saajaid 2014 oli palgatöötajatest 2,7% ehk et ilmselt see alumine tõus liigutab ka kõiki muid töötasusid ja mõjutab selle läbi hästi kriitiliselt kogu majanduslikku toimetulekut, ettevõtete püsimist, töökohtade loomise julgust ja valmisolekut, aga ka ei saa nimetamata jätta siin eelarvekulusid, kuna päris suur hulk toetusi on seotud alammääraga, ehk et siis ka erinevad toetused tõuseksid, et ühtepidi laekuks riigieelarvesse maksudena rohkem raha, teistpidi kuluks seda raha ka rohkem toetusteks. Valitsus on oma tegevusprogrammis madalapalgaliste toimetuleku võtnud tõsiselt tähelepanu alla, selleks on paar väga konkreetset punkti. Esimene on juba jõudnud ka eelnõuna valitsuse heakskiidu saada, mis puudutab siis madalapalgaliste tagasimaksesüsteemi, et kus siis täistööajaga töötavad inimesed, kes teenivad töötasu alammäära piires, saaksid täiendavat tagasimakset oma tuludeklaratsiooni esitamise järel. Ka sellel muudatusel on mitte ainult positiivsed küljed, loomulikult inimeste sissetuleku suurenemine ja toimetuleku paranemine on väga hea ja ainult kiidetav, küll aga on siin võimalik, et tekib selline palgalõksu risk, aga eks siis on võimalik veel seda hinnata, kuidas see meede tegelikkuses toimib. Ja teine punkt, mis valitsuse tegevusprogrammis on just nimelt töötasu alammäära tõusu julgustamine, ehk et alammäära kokkuleppimine jääks endiselt siis tööturu osapooltele, aga suund võiks olla siis, et nendel oleks see võimalik kokkuleppe saavutada, et töötasu alammäär oleks 45% keskmisest töötasust ja siin selline 5 aasta perspektiivis on see täiesti saavutatav, kui kokkulepped oleksid tehtavad ja valitsus on teadmiseks võtnud ka Ametiühingute Keskliidu möödunud nädala avaliku pöördumise, kus on selgelt öeldud, et töötasu alammäära kokkulepped Ametiühingute Keskliidu pöördumise järgi peaks jääma sotsiaalpartnerite ainupädevusse, küll aga siis on riigil võimalik toetada seda tegevust muude meetmetega, mida ka Peep Peterson ise välja tõi ja mistõttu ei ole selle kordamine põhjendatud. Aitäh! Aitäh, Piret, ja annaks sõna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajale Piret Reibergile. Aitäh! Just siin Eglet kuulates mõtlesin, et miks me küll oma analüüse eraldi teeme, et teinekord võiks nagu koos teha. Jah, väga suure osa eelnevalt öeldud argumentidega olen nõus, üle ütlema ei hakka, võib-olla rõhutaks seda kohta, mis puudutas eksporti ja tegelikult kapitali sissevoolu Eestisse ja nii-öelda potentsiaalseid uusi töökohti ja majanduse võimalusi. Et tegelikult täna ju see eksportööride osa, et meil on praegu kuskil suurusjärk 15 000 eksportööri, ütleme niimoodi 60 000 sellisest tegutsevast ettevõttest, ei ole protsent väga kõrge, arvestades, kui väikse riigiga on tegu, ehk siis, et kui me suurendame nii-öelda sisendhindadele survet miinimumpalga nii-öelda automaatse või kiires tempos tõstmisega, siis see tegelikult ei kandu otseselt hindadesse üle või ei ole otseselt hindadesse ülekantav, ehk siis tegelikult meie konkurentsivõime teistel turgudel vähemalt päris mitmeaastases perspektiivis väheneb oluliselt.
siis ütleme nii, et see teema on praegu juba mõnevõrra teisenenud, kui see algne pöördumine oli, et on väga suur erinevus selles, et kui kiire tempoga liigutakse palkade tõstmise suunas, me kindlasti toetame seda, et palgad peaksid nagu tõusma koos tootlikkuse tõusu ja lisandväärtuse tõusuga, milles on ka palgad üks komponent, ja me kindlasti omalt poolt oleme sama meelt, et Eestis tegelikult on sotsiaalpartnerite dialoog selles valdkonnas toimiv. Ehk siis riigi sekkumine sinna peaks olema väga palju tugevamalt põhjendatud, kui meile praegu tundub, et on, ja eriti arvestades neid liikumistemposid keskmise palga suunas. Ja tegelikult, mida võib-olla ei ole praegu väga palju puudutatud sõnavõttudes, on ju ka väga suur surve riigi kulutustele ühest otsast jah, et need ära langenud töökohad, kes liiguvad üle nii-öelda sotsiaalsüsteemi, aga teisest küljest ka väga suur osa töötajatest on ju avalikus sektoris ja on ka riigipalgalised, et tegelikult meil on seal analüüsis ka välja toodud, et kui see 1000-eurone nii-öelda miinimumpalk kehtestatakse sõltumata päritolusektorist ja siin on veel haridus-teadussektor erisus, et siis seda nagu meie riigieelarve küll lähemas perspektiivis nii-öelda välja ei kanna või see lisakulutuse vajadus on siis seejuures väga suur. Ja võib-olla viimase asjana ütleks üle, et tegelikult jutt on olnud selles, et mis juhtub regioonides ja nii-öelda väljaränne väheneb, et tegelikult ma pigem nagu näeks seda, et see majandus ja need sektorid, mida ka siin Peep ja Roomet välja tõid, on tegelikult sellises olukorras, kus pigem neid nii-öelda tööjõudu on sunnitud vabanema ja siis see pigem võib suurendada tegelikult seda väljarännet, kui see muudatus on väga järsk, ehk siis tegelikult väljarände teemat nii-öelda palgavaesuse tõttu ma arvan, et see üksikmeede kindlasti ei lahendaks ja kui ma praegu nagu vaatan, et kuidas meil nii-öelda uue ettevõtluse Eestisse meelitamisega on, siis meie nii-öelda ettevõtete kasumlikkus on viimastel aastatel vähenenud, aga tööjõukulude osa selles on suurenenud. Ehk siis, et kui me praegu räägime potentsiaalsete välisinvestoritega, et milline on nagu olukord Eestis, kui me suurendame survet veel tööjõukuludele nende nii-öelda kasumi jaotuses, siis tegelikkuses meil jääb argumente veel järjest vähemaks, kuidas uusi investeeringuid Eestisse saada. Et me niigi ei tegele sellega, et me maksaksime neile nii-öelda sellist arvestatavas ulatuses meelitusraha või nii-öelda muid tingimusi väga hoolega looks, et siis tegelikult see halvendab meie positsiooni üsna tuntavalt, kui tööjõukulude aspekt, mis on praegu veel nagu konkurentriikidega võrreldav, muutuks oluliselt nii-öelda kahjulikumaks ettevõtlussektorile. See on vist peamine. Et kokkuvõttes me igal juhul pooldame seda, et liikumine on selles suunas, aga me arvame, et riik ei peaks tänasel päeval nagu aktiivselt sekkuma. Aitäh! Aitäh! Järgmisena sõna on Rahandusministeeriumi esindajatel Andrus Säälikul ja Madis Abelil. Tere kõigile ka minu poolt, auväärsed kuulajad. Teen ka lühikese statemendi, mida me Rahandusministeeriumi esindajatena sellest teemast arvame ja näitan taustaks mõnda pilti. Ma kõikidele nende piltidele pikalt ei keskendu, need on ka meie kätte jagatud materjalis olemas. Aga alustaks kõigepealt väikse statistilise sissejuhatusega siis üldisemalt miinimumpalgast ning mis Rahandusministeeriumi seisukoht selles teemas oleks. Et pikalt ei ole mõtet siin selle teema juures rääkida, et ümber laua on mitmelt poolt kuulnud, et meie miinimumpalk väike on, nii absoluutselt tasemest, kui me võrdleme ennast lähinaabritega ja Euroopa Liidus, kui ka absoluutselt tasemel, kui kohandada neid numbreid ostujõuga. Aga ilmselge siin ju on, et eks see ole ka seotud riigi üldise arengutasemega ja vaestamates riikides ka loogiliselt väiksemad numbrid on ja me ei ole üldse selles mõttes väga halvasti võrrelda nende riikidega, kes meil just lähinaabrid on ja sarnase elatustasemega.
aga kuna üleüldiselt ju on kuulda olnud, et võib ka järgnevatel aastatel alampalga kasv jätkuda natukene kiiremini kui keskmine, see protsent paraneks, samamoodi nagu ta ka seni aastatel on toimunud, et siin tõenäoliselt nagu suuri erimeelsusi ei ole. Küll aga kus vastu vaielda tahaks ja ütlen ära kohe täitsa otse, et igasuguste pöördumiste tõsiseltvõetavust vähendab see, kui sisuliste argumentide alusel kasutada lihtsalt hunnikut emotsioone ja üldse mitte numbritesse vaadata. Ei kujuta ette, et mis riigist jutt on olnud, kui on räägitud eriti just viimase paari aasta hüppelisest hinnatõusust või siis ka eluasemeindeksi puhul. Kui võtame väga pika perspektiivi, siis tõepoolest eluasemekulud on olnud inflatsioonis üks suuremaid komponente, mis on täiesti tavapärane, kuna see on olnud üks nendest majandussektoritest, kus plaanimajanduses hinnad olid rohkem moonutatud ja seetõttu see hinnatõus kiirem on, kuid on näha ilust, et siin sellel pildil viimase 11-12 aasta jooksul võib ka teha pikemat pilt, et nii keskmine kui miinimumpalk on nagu eluasemekuludest rohkem tõusnud, rääkimata sellest, et mis on olnud üleüldine inflatsioonitase. Loomulikult need on keskmised, et on olemas isikute gruppe, igaüks saab konkreetselt enda inflatsiooni hinnaindeksi välja arvutada, keda rohkem mõjutavad toiduainete hinnad, mis on tegelikult olnud üks neid inflatsiooni tagasihoidvaid tegureid viimastel aastatel, just vastupidi väidetule. Ning natuke statistiliste informatsiooniga taustaks, kui me räägime väljarändest, rändest üldiselt. Meil on avatud tööturg Euroopa Liidus. See on nagu loomulik, et inimesed liiguvad riikide vahel, kui tööturg on vaba. Meil ei ole palk ainus tegur, loomulikult üritatakse ikkagi minna sinna riikidesse, kus on paremad palgatingimused, aga palk ei ole üldse mitte ainus tingimus. Kui on Eesti rännet uuritud, on seal välja toodud ka töövõimalused, rahvusvahelised organisatsioonid suuremates rahvusvahelisemates firmades, pereküsimused, mis iganes. Kui me võrdleme ennast kasvu Põhjamaadega või mõnede avatamate riikidega Euroopa Liidus, siis Eestist väljaränne ei ole üldse mitte üle mõistuse suur osakaal, kui me võtame näiteks hõivatud arvust üldiselt. Miks meie probleem küll aga on see, et meil rändeiive on negatiivne. Et tagasirännet on vähem ja sisserännet on vähem. Väljaränne iseenesest ei ole numbritega vaadatud sugugi eriline probleem. Loomulikult sellega kaasnevad majanduslikud probleemid, millega tuleb tegeleda, aga väljaränne kui selline iseenesest ei ole probleem, mida lihtsalt seda selliselt vaadates adresseerida oleks. Miinimumpalgast üleüldiselt, et kui meil põhiseadus ütleb, et töötingimused on riigi kontrolli all ja eesmärk on inimväärne elamine, arvestame sellega, et Eestis ametiühingutega kaetus on madalam kui mitmetes teistes riikides, siis on mõneti loogiline, et riigi roll võib nendes palgaläbirääkimistes suurem olla, kuid kindlasti ei ole meie poolt ettepanekut, et peaks muutma praegust väljakujunenud süsteemi, seda enam kui sotsiaalpartnerid ise ütlevad, et neile sobiks samamoodi kahepoolselt edasi rääkida. Küll aga alati võib kaaluda varianti, et kes siis tööandjate ja ametiühingute poolt esindavad, et vabalt ju võib ka riigi esindajad olla täpselt samamoodi, nii töövõtjana kui tööandjana, et ei peaks olema lihtsalt niimoodi, et valitsus oleks kolmas osapool selles ringis. Üleüldiselt miinimumpalga kehtestamise ja tõstmise mõjudest majandusliku poole pealt, et kui vaadata majandusteooriat, tööturuökonoomikat, siis loomulikult plussi poole pealt on kõik sotsiaalsed küsimused, tõstab elatustaset, vähendab vaesust, ebavõrdsust, teatav surve ettevõtlusele kiirendada tootlikkuse kasvu, muutuda tootlikumaks. Kuid tuleb arvestada alati, et kuidas majandus toimib. Kui sa mingi kauba hinda, antud juhul siis tööjõud siin, kauba hinda tõstad, siis loomulikult selle kauba pakkumine suureneb ja nõudlus väheneb.
Loomulikult ei saa seda võtta absoluutse tõena, ei ühtegi asja siit plussi ega miinuse poole pealt, kõik sõltub ka konkreetsest kontekstist ja eelkõige võiks öelda niimoodi, et kui ikkagi see miinimumpalga tõus liiga kiireks läheb, võrreldes sellega, mis oleks turu normaalne tasakaaluseisund, kus pakkumine nõudlus kokku saaks, siis on selge, et neid plusspoole mõjusid me väga ei saa. Paraneb küll elatustase nendel töötajatel, kes tööle jäävad, aga need, kes selle liiga kõrge miinimumpalga tõusu tagajärjel näiteks töö kaotavad, nendel kindlasti elatustase ei parane. Ja loomulikult sellisel juhul ei ole ka mingisugust ebavõrdsuse ega ka vaesuse vähenemist, et siis on ikkagi ilmselgelt nagu need olukorrad, kus liiga kiire miinimumpalk tööhõivet vähendab. Päris huvitav oli muidugi kuulda Keskerakonna esindaja poolt nüüd, et võiks ju rääkida sellest pikemast perspektiivis, on see 10 aastat või midagi, aga miks seda ei ole enne öeldud? Miks ei ole kordagi mainitud seda pöördumises, et me räägime pikemast perspektiivis, rääkimata sellest, et kui see oli Keskerakonna valimislubadus ja ei ole öeldud, et me räägime pikemast perspektiivis, et sellest tulenevalt ka siinpool lauda ja sealpool lauda mitmed sõnavõtud ongi natukene ründamad just selle poole pealt, et me saame ju vastata sellele konkreetsele pöördumisele, mis oli ja pöördumist saab välja lugeda, et kohe järgmisest aastast, et see on ikkagi selgelt ebarealistlik. Ja lõpetuseks, mida me Rahandusministeeriumina sellest teemast arvame, kui oleks koheselt 1000, siis on loomulikult see ebarealistlik ja ei ole see mõistlik ja võimalik ei Eesti ega ka ühegi teise majanduse puhul, et me üritaks kehtestada koheselt miinimumpalka sellist, mis on Eesti keskmine. Eesti keskmine on praegu 1000 euro ringis. Kui nüüd tegelikult tuleb pöördujate poole pealt välja, et räägiks pikemast perspektiivist, loomulikult palun, et saabki nagu asjast sisulisemalt rääkida. Nagu ma ütlesin, meie ei näeks küll seda vajadust, et peaks tuntavalt muutma seda praegust läbirääkimiste protsessi, küll võib valitsus seal mõlemal poole esindajatena juures ka osaleda, aga me näeme, et võimalust küll, kus võib paluda natukene teadmispõhist ja analüütilisemast lähenemist, et võib abi paluda institutsioonidelt, kelle nimed on siit juba läbi käinud, Praxis, Eesti Pank, kes võivad selle läbirääkimise taustaks näiteks teha mingisuguse ülevaate, milline turu olukord on, millised on piirangud, et selle alusel ühiselt jõuda järeldustele, mis oleks see jõukohane alampalga tõus ning loomulikult ka ülikoole võib siin kaasata. Mitmeid juba mainisid teemat regioonid, sektorid, ka majandusteooriast tulenevalt tegelikult hoopis parem oleks, kui miinimumpalga tasemed lepitakse kokku lähtudest mingitest täiendavatest kriteeriumitest, mitte üleüldine riigi oma. Kui sa kehtestad ikkagi üleüldise riigi oma, siis ongi see tulemus see, et see palga alammäär on madal, sellepärast et ta peab olema piisavalt jõukohane kogu majandusele ja regioonidele. Ning viimane lause, et kõike seda asju tuleb vaadata koos kompleksina. Mitte ainult ühte meetmena alampalka, vaid võtta sinna juurde kõik toetuste süsteem, maksusüsteem, Sotsiaalministeeriumi poolt siin sai juba ära mainitud mitmed tegurid, mida valitsus teeb, mis samamoodi selle madalapalgaliste toimetuleku probleemi lahendamisele kaasa aitavad, aga ka maksupoliitika, et see, mida erinevad valitsused tegelikult, ma siin rõhutan, erinevad koalitsioonivalitsused on teinud, üldine suund vähendada tööjõu maksukoormust, mis võimaldab tegelikult ju inimeste jaoks tõsta seda netopalka, mis on nende jaoks oluline, samal ajal mitte liigselt koormamata tööandjate jaoks üldist tööjõukulu. Kindlasti saaks siin rohkematki teha, kuid siis tekivad kohe probleemid erinevate katteallikatega, et sellel korral välja käidud katteallikad ei ole sugugi mitte populaarsed, et isegi kui need meetmed, mille jaoks need katteallikad tahetakse, on aktsepteeritud kõigile. Aitäh! Aitäh! Me oleme ära kuulanud erinevate osapoolte arvamusi
ja praegu on siis võimalus igal fraktsioonil täpselt kuni 4 minutit sõna võtta ja esimesena pakuks siis Reformierakond. Palun, Jaan, Jüri. Tere päevast! Reformierakond muidugi toetab tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu tasemeni, kus millalgi oleks võimalik hakata maksma 1000 eurost miinimumpalka. Aga me eeldame siis, et sellega kaasneb ka reaalne ostujõud, mitte lihtsalt rahasumma suurenemine. Aga sellises olukorras või palga tõstmine ennaktempos kiiremini kui tootlikkus. Sellises olukorras me näeme, et see viib vaid ettevõtete konkurentsivõime kahjustumiseni, töökohtade vähenemiseni ja sellega ei saa me küll kaasa minna. Ja me jätkuvalt arvame, et tegelikult selle alampalga parima tasakaalu suudavad välja töötada omavahel just sotsiaalpartnerid, ehk siis tööandjad ja töövõtjad. Ja sellesse dialoogi me sekkuda ei kavatse. Nüüd, kui edasi vaadata suuremalt, siis Euroopa Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsiooni järgi on meil põhimõtteliselt üks arenenud riikide parimaid maksusüsteeme. Aga loomulikult seda annab ka paremaks omakorda teha. Ja me oleme jätkuvalt seisukohal, et langetada tuleks siin või ettevõtete konkurentsivõime parandamiseks saab langetada tööjõumakse. See on meil ka koalitsioonilepingus kirjas, sellega me tegeleme. Ja samuti, kui me räägime teisest küljest just sellest sotsiaalsest vaatevinklist, mis on sotsiaalkomisjoni pärusmaa, siis on väga oluline madalapalgaliste inimeste ja perede toetamine, nende toimetuleku parandamine just lastetoetuste tõusu kaudu. Lisaks on meil ka koalitsioonilepingus ju kirjas, et hakkame madalapalgalistele kord aastas tegema tagasimakset, mis siis sõltub sissetuleku ja absoluutse vaesuse piiri suhtest. Nii et nendest meetmetest on ju tegelikult madalapalgalistele rohkem abi kui kuni kunstlikust alampalga piiri tõstmiseks. Ja siin võib-olla ütlekski, et meie arvates mõjub sellele madalapalgaliste toimetulekule palju efektiivsemalt miinimum või tulumaksuvaba miinimumi tõstmine ja siis ka see on meil koalitsioonileppes sees ja see siis järgmise 4 aastaga peaks tõusma 154 eurolt 205 euroni. Nüüd lõpetuseks võib-olla tahaks lisada nii palju, et ma arvan, et Riigikogu juhatus küll otsustas, et seda küsimust, seda Keskerakonna ettepanekut hakkab arutama sotsiaalkomisjon, aga mina arvan, et selle siin juures peaks kindlasti olema ka rahanduskomisjon, et kui me ikkagi räägime riigi ressursside paigutamisest või siin alampalga tõstmise jaoks, siis see on väga suures osas just rahanduskomisjoni teema. Aitäh! Aitäh ja järgmisena palus Marika. Eesti Keskerakond. Aitäh! No kõigepealt on meil väga hea meel, et seda teemat nii esinduslikult ja võimsalt siin arutatakse. Aga mina pakuks praegu välja, mul on ees just nimelt see Rahandusministeeriumi tehtud kokkuvõte ja siin on ikkagi väga palju toetavaid seisukohti, et alampalka peaks kiiremini tõstma.
Kõigepealt ma toon välja näiteks niisuguse koha, kus selles kokkuvõttes on öeldud ja vihjatud põhiseaduse kommenteeritud väljaandele, kus on öeldud, et minimaalpalk ja töötasu peaks olema selline, et see tagaks täisajaga tööd tegevale inimesele ja ta perekonnale inimväärse äraelamise. Ja meie oleme siis välja pakkunud nii-öelda selle 1000 eurose palga inimesele kätte siis 800 eurot ja seda aastaks 2020. Et kui me nüüd võtame, et see palgatõus oleks 20% aastas, siis ma arvan, et seda tegelikult ei oleks palju. Muidugi me ei saa võrrelda ennast rikaste riikidega siin, aga siiski ma tooks välja siit samast aruandest ka näiteks selle, et Saksamaal sel aastal tõusis alampalk 1473-ni. Nii et 2020. tõsta siis 1000-ni meil ei ole nii palju. Ja on ka selles aruandes öeldud, et minimaalpalga suhet riigi keskmisesse on parandanud viimasel ajal nii Läti, näiteks Poola, Sloveenia, meiesugused riigid. Ma tahaks kindlasti vihjata ka sellele, et ühes tabelis on siin välja toodud, kuivõrd miinimumpalk, me näeme, oli vahepealsetel aastatel külmutatud ja kui Sotsiaalministeerium ütles, et hakkas 2010. tõusma, siis see niimoodi ei ole olnud. 2008 kuni 2012 on ta olnud sisuliselt ühesuurune, 4 aastat järjest 278 ja 2012 siis ta tõusis 290-le. Nii et on väga palju vahepeal olnud külmutatud ja oleks tõesti praegu ikkagi kiirendatud tempos vaja seda tõsta. Ja Rahandusministeerium on väga ilusti öelnud ka, et miinimumpalk rahvusvahelises võrdluses Eestis on küllalt madal, võrreldes siis nii keskmise palgaga, kohaliku keskmise palgaga kui ka siis ostujõudu arvestades. Me teame, et Eesti ostujõud on üks kõige madalamaid üldse Euroopas ja see parandaks majandusstruktuuri ja avaldaks pikemas perspektiivis kindlasti väga head mõju majandusele. No nimetaks veel, markeeriks lihtsalt need teemad veel kord, palgavaesus ikkagi, mida kõik erakonnad on pakkunud siin valimisteks välja, et seda peaks kaotama, no see on täiesti lahendus praegu. Muide näiteks Maris Lauri prognoosis, et 2019. aastal on keskmine palk juba 1500. Ma arvan, et siis vaadates sinna mõned aastad edasi, alampalk 1000 ei ole sugugi palju ja me leiamegi, et madal alampalk peabki tõusma kiiremini kui praegu keskmise, et tuua siis nii-öelda neid madalamaid palku järgi keskmistele. Suureneks maksulaekumised, loomulikult elavdaks majandust. Väljarännet ma ikkagi toonitaksin seda, et me ei vaata seda ikkagi selles seisuskohast, et praegu lähevad ju on läinud, jah, viimane aasta nüüd vähem, aga noored, kes loovad perekonna seal ja kes sisuliselt, eks ole, ütleme nii, et toidavad seal välismaa pensionäre, mitte meie omi. Neid emotsionaalseid seisukohti oleks siin palju, hinnad on tõusnud Statistikaameti andmetel, kõige kõrgem toiduhinna tõus on olnud Eestis aastaid järjest, me teame seda, ainult viimasel aastal on ta siis pisut vähem ja kodukulude hinnatõus alates 2011 samuti. Paljud arvamusliidrid on välja toonud neid seisukohti, näiteks Ülo Pärnits, suurettevõtja on öelnud, et meil oleks selleks palgatõusuks praegu aega ja võimalusi, sellepärast et lisandväärtus on suurenenud, aga samal ajal ei ole proportsioonis palgad kasvanud ja Rahvusvaheline Valuutafond on öelnud väga selgelt, aidakem väiksepalgalisi järgi, OECD on öelnud, suure palgavahega riikidel soovitatakse alapalka tõsta. Ja me ei näe, et oleks õige praegu see seisukoht, et madalapalgalistele tuleks see maksutagastus järgmisel aastal, see külmutaks tegelikult palgatõusu. Nii et mina pakun ja meie fraktsioon pakub välja, et me võiks seda sama küsimust arutada ka suures saalis riiklikult tähtsa küsimusena ja seda võiks välja pakkuda siis komisjon. Aitäh! Aitäh ja palun Helmen, sotsiaaldemokraat. Proovime 4 minutist kinni pidada, aitäh! Suur tänu, et
reede õhtuks Sotsiaaldemokraatlik Erakond, meil on komme enne kuulata ära partnerid ja reede õhtuks me oma arvamuses kirjutasimegi, et me oleme eelkõige huvitatud kuulamast ära asjaosalised ja tegelikult me ei pea nagu ka õigeks, et poliitikute poolsed seisukohad tulevad enne, kui asjaosalised on kuulatud. Selle tõttu Sotsiaaldemokraatlik Erakond oma seisukohta ei esitanud, küll aga viitena juurde ka selle, et 2015 valimiseelsel perioodil me nägime kuni 800 euroni alampalga tõusu, aga seda siis ka 5 aasta perspektiivis, mitte hüppelisena ja ka see tekitas paljusid arutelusid. Ja me kujundasime tegelikult peale seda, kui materjalid saime, et ma tahan väga tunnustada kõiki neid, sest meil on siin ka Eesti Maaomavalitsusliit, EVEA, EKRE, see oli küll erakond, aga ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja muidugi Majandus- ja Rahandusministeerium ja tegelikult on väga kurb, et Sotsiaalministeeriumi seisukohta meil kirjalikult ei olnud. Et see oleks võinud olla, sest selle järgi on lihtsam kujundada. Täna hommikuks me siiski oma selles mõttes seisukoha kujundasime nende materjalide põhjal, mis siis reedeks meile laekusid ja täna hommikul veel osaliselt. Et me arvame, ja väga hindame ka seda, et partnerite vahelised läbirääkimised me peame väga oluliseks, et 45% on valitsus oma arengu või sellises tegevuskavas pannud eesmärgi alampalga tõusuks ja erakonnana me näeme, et see võiks olla ka kuni 800, aga väikeettevõtlust või ka selliseid äärealasid välja suretada, sest nädalavahetusel kohtasin 3 väikeettevõtjaga, 2 pereettevõtjaga ja 2 FIE-ga, kes kõik ütlesid, et kui selline kohustus tuleb, siis nad lihtsalt lõpetavad tegevuse ja hakkavad elama toimetulekutoetuse või muude toetuste arvelt. Et see on nagu mure ja koht. Aga minu meelest on väga oluline, et selline arutelu on täna siin saalis, ma väga tunnustan seda ja tõepoolest ka Keskerakonna poolt algatatud pöördumises puudub igasugune aastaarv, et millises tempos see on. Siin ei ole öeldud, et see tuleb aastaga, aga siin ei ole ka kuskil kirjas, et see on 5 aasta perspektiiv, siin on lihtsalt rõhutud 13. koosseisu nagu sammule, et võtta vastu siis seadusandlikke muudatusi. Mul on väga kurb, et me vahepeal ei saanud esitada küsimusi, aeg jälle sunnib takka, sest minul oleks näiteks olnud ka ettekandjatele paar küsimust ja oleks olnud ka mitmele, kes siin oma seisukohti esitasid, aga nii ta on, nii et me kindlasti esitame oma seisukoha ka, aga hetkel me pidasime oluliseks eelnevalt ära kuulata partnerid ja sel järel kujundada oma seisukohta. Aitäh! Aitäh! Monika! Aitäh! Loomulikult on see väga hea, et sellises suures ringis seda teemat arutatakse. Eesti Vabaerakond on seisukohal, et Keskerakonna püstitatud probleemikäsitlus on iseenesest õige. Teemaga tuleb tegelda. Aga nagu siin korduvalt on juba viidatud, siis puudus pöördumisest tõesti see ajaplaan. Ja kuna meil seda infot ei olnud, siis oligi meie seisukoht eelnev selline, et antud pakutav lahendus pole parim, kui seda tehakse lühiajaliselt ja kiiresti soovitakse seda miinimumpalka tõsta siis 1000 euroni. Loomulikult palgavaesus on Eestis väga suur probleem, sest 390 eurot miinimumpalk, mediaanpalk umbes 750 eurot, seda on liiga vähe, ilmselgelt. Ja eriti arvestades siis asjaoluga, et valitsus ei kavatse tõsta otsustavalt tulumaksuvaba miinimumi. Jah, plaan on 4 aasta jooksul jõuda 205 euroni, aga see ei ole väga märkimisväärne. Ja samamoodi, et ei ole plaanis üle vaadata kriitiliselt ka siis maksusüsteemi. Tegemist on väga tundliku valdkonnaga, loomulikult. Seda tuleb ettevaatlikult käsitleda ja ka kindlasti majandustrende arvestades. Me oleme ka väga selgelt sellel seisukohal, et miinimumpalk peab tõusma regulaarselt ja kindlasti kiiremini, kui on inflatsioon. Vabaerakonna hinnangul on siiski eeskätt vaja tõsta just tulumaksuvaba miinimumi taset ja seda rohkem, kui praegusel hetkel on planeeritud. Ja seda nii, et madalapalgalised oleksid tulumaksu tasustamisest peaaegu vabastatud. Riigil peab olema plaan, kuidas liikuda alampalga teemaga edasi. Ja vaadates seda teemat, siis tõesti, nagu siin on juba korduvalt ka öeldud, koostöös maksusüsteemiga ja ka toetustega, sest seda ei saa lahus vaadata. Kui meil seda plaani ei ole, koostöös läbi arutatud, ühiselt heaks kiidetud, mis on meie eesmärk, kuidas me selle eesmärgini tahame jõuda, millise tähtaja jooksul, siis me ei jõua 1000 eurose alampalgani isegi mitte 5 ega 10 aasta pärast. Aitäh! Aitäh!
EKRE esindajat ei ole ja ma loeks talle ette selle, jah. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni arvamust pöördumise 1000 euro miinimumpalga kohta. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ei poolda miinimumpalga ennaktempos tõstmist. Leiame, et taolise ühepoolse administratiivse jõuvõtte lööb eelkõige madalapalgalisi inimesi, kellel on suur oht jääda töötuks. Samuti toob see kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime vähenemise, mis lõppkokkuvõttes õõnestab inimeste ostuöö kasvu. Ja alla on kirjutanud Martin Helme, fraktsiooni esimees. Ja ma lühidalt ütles ka Erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu seisukoha, et me oleme seisukohal, et alampalk ja inimeste sissetulekud peavad kasvama koos tootlikkuse tõusuga. Samas ei tohi alampalk saada takistuseks uute töökohtade loomisele ja inimeste õigusele teha oma oskustele vastavat tööd. Ja kui siin enne Tarmo Kriis oma peaettekandes ütles, et teises punktis, et oluline on madalapalgaliste tulumaksu poole peal, siis meil on hea tõdeda, et homme meie komisjon alustab arutelu ja menetlust just madalapalgaliste tulumaksu tagastamise teemal ja see kindlasti annab võimaluse kord aastas paljudel peredel saada natuke suurem summa tagasi ja teha neid vajalikke oste, mis on võib-olla aasta jooksul tegemata jäänud. Kas see on piisav? Kindlasti mitte. On muid meetmeid, on neljapäeval peretoetuste meede, tuleb meil komisjoni arutelu ja samas me räägime ka miinimumpalga tõusust, et on erinevaid meetmeid, mida püütakse rakendada kuni selleni, et kindlasti ettevõtlusmaksu ei saa ju tõusta, et ettevõtja tänases situatsioonis on niigi keerulises olukorras ja ega samas neljapäeval rahanduskomisjonis tulevad rasked teemad ja arutelud, et mis meil ka suurde saali tulevad, et kõiki asju tuleb vaadata kahepoolselt, mitte ühe poole pealt ja eks selles mõttes on mul sama arvamus, et kui siia oleks kirjutatud ka aastad või aastakümned, mis ajal see 1000 eurot tuleks, siis ma usun, et siin saalis kõikidel osapooltel, kes täna sõna võtsid, oleks olnud neid arvamusi erinevaid ja võimalik arutada. Aga ma tänan ühelt poolt kõiki, kes täna siia tulid ja kuna meil on täna nüüd 20 minutit aega küsimusi ja vastuseid, mida ma lihtsalt enne ei andnud, siis ma nägin, et nii kui ma Viljale andsin küsimuse, siis mul läks kohe 3,5 minutit lõhki, et mitte juhtutuks see, et kell saab 1 ja mõned ettekanded jäävad kuulamata, siis praegu on võimalus, kes soovib, teeks üks lühikeste küsimuste ja vastustega. Palun, Liina. Ma küsiksin Rahandusministeeriumi käest, et kas te olete analüüsinud, et kui suureks meie tööpuudus võiks siis sellise alampalga ennaktempos määramisega kujuneda? Vastan lühidalt, et ei, selliseid kvantitatiivseid hinnanguid me ei ole teinud ja lisaks, kuna ei pea üldse tõepäraseks, et ka väga kähku selline tõus tuleb, siis ei ole olnud ka mõttekas ressurssi selle peale kulutada. Aitäh. On soovi kellelgi veel kommentaari? Ei ole rohkem, siis ja palun, Peeter. Ma tahtsin täpsustada seda, et alampalga läbirääkimised järgmiseks aastaks on tegelikult juba alanud. 30. aprillil istusid osapooled koos. Nad küll kumbki pool ei rääkinud otseselt ühestki numbrist, aga arvestades seda, mis on siis ühiskonnas kõlanud, Neivelt ideed, Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide erinevad argumendid, Ulo Pärnitsad, siis ametiühingute ülesanne on kindlasti kõik need versioonid läbi käia ja esimesel kohtumisel ka seda tegime. Jõudsime järeldusele, et jah, et kui enamus, ütleme, tarbimisele suunatud sektorid suudaksid nagu kaasas käia, ütleme, saaksid teha nii-öelda Norrat, et hinnad küll tõusevad, aga samal ajal ka sissetulekud tõusevad, siis kriitiliseks kujuneb just ekspordisektor, mis viib selleni, et me ilmselt homme istume jälle tööandjatega koos, tööandjate
seekord siis tööandjate juures ja ma usun, et tuleb just eksportivates sektorites rohkem juttu, et saada teada, mis on järgmise aasta. Ja ma vist ei valeta, kui ma ütlen seda, et me üritame saada sellist pikem perspektiivi, viimane leppe tehti 8 aastaks, tööandjad oleks tahtnud seda juba teha pikemalt, aga ametiühingud ei julge, et tõenäoliselt on see 2-aastane lepe usutavasti. Aitäh, kas on veel kellelgi küsimusi? Kui ei ole, siis Tarmol oli käsi püsti, ma mõtlesin, ma jätan sul lõpuks, nii et palun Tarmo. Aga ma saan aru, et on. Palun Helmen. Suur tänu, et mul on küsimus Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, kuna need materjalid, mis ka tulid meile, tulid siiski reedel ja et palju on praegu väike ja keskmise ettevõtteid, sellepärast et EVEA, kes on andnud väga selge seisukoha, et juhul, kui te teate, kui ei, et siis need materjalid võiks saata ka sotsiaalkomisjonile juurde, et see on väga oluline, sest see seisukoht, mida esitab EVEA, on lõpus, teil kõigil materjalid on olemas, aga võib-olla siis otse ülekande mõttes ma loen selle ette, et kokkuvõtteks Eesti elanike suhteliselt madal elatustase on kahtlemata oluline probleem, mis samuti lahendust vajab. Keskerakonna poolt algatatud pöördumine paraku rebib meelevaldselt välja ühe väga olulise komponendi majandustervikust ja pigem vastandab sotsiaalpartnerid, kui pakub lahendusi ning EVEA ei näe põhjust sellist ettepanekut toetada. Küll aga võiks Riigikogu arutleda selle üle, milliste vahenditega oleks võimalik kiirendada Eestis majanduskasvu, mis tõepoolest loob aluse ka heaolu kasvule. Et lihtsalt sellest tulenevalt on küsimus ja võib-olla siis ka hiljem, kui materjalid saadate, et palju meil selliseid ettevõtteid on, suuri ettevõtteid ma enam-vähem tean, aitäh. Palun Piret. Aitäh, no Raivo parandab mind, aga see protsent on sellest 60 000 tegutsevast kuskil 98 vist, eks? Et järelikult siis mingi 57-8 000, midagi sellist. Ehk siis põhimõtteliselt ka kogu meie ettevõtluse toetusmeetmed on peamiselt suunatud VKE-dele, suurtele me ju raha enam päris kaua ei ole jaganud. Et küll see toetav keskkond on loomulikult mõeldud ka suurtele, aga selline poliitika fookus on selgelt VKE-de peal. Aitäh. Aitäh. Marika, üks lühike küsimus. Et kui me vaatame tänast valitsuspoliitikat, siis me näeme, et siin on varsti laudadel meil siis juba sel nädalal eelnõu, mis näeb ette madalapalgalistele siis maksutagastuse järgmisel aastal, mis iseenesest on tore, et inimesed saavad raha tagasi ja nendel on rohkem seda ära anda. Aga tegelikult võetakse ju see maksumaksja raha sellest üldisest rahakotist ja ettevõtjad ei peagi sellisel kujul ju palka üldse tõstma. Ja ma küsiksingi praegu tööandjate käest, et kui kauaks me siis selleks madalapalgaliseks maaks veel jääme, kui meil ei olegi mingit ambitsiooni teha siin midagi kiirendatult, et majandus hakkaks sõitsele ja et me läheks edasi oma asjaga. Aitäh. Aitäh. Ma sellele küsimusele vastaks kõigepealt nii. Eesti juba ammu enam ei ole madalapalgaline maa. Juba väga ammu ei ole Eesti madalapalgaline. Eesti on täitsa selgelt keskmise sissetulekuga riik, kes pürgib sinna ülespoole, aga sinna ülespoole jõudmine on kõvasti raskem kui sealt alt välja jõudmine. See oli võib-olla pool vastusest. Ja teine pool on see, et kui me räägime rahakotist, kui te viitasite, mis on meie kõigi ühine, et siis ma ikkagi ühe asja tahan ikka jälle meelde tuletada, et mida iganes riik teile maksab, võtab ta selle enne teie käest ära. Mitte ühtegi asja ei saa riik teile enne anda, kui ta pole seda maksudena ära korjanud. Aitäh. Aitäh. Ja viimane küsimus, palun Vilja. Ja aitäh, kas ei olegi küsimus, ma tahtsingi kommenteerida selle Marika jälle tulise sõnavõtu peale, et tegelikult seesama tulumaksu tagasimaksmine on täpselt nii, et nii palju, kui sa ära maksad, siis need madalapalgalised üks kord aastas saavad selle tagasi ja sellega me oluliselt toetame ka madalapalgalisi, nii et see ei olegi küsimus, võib-olla väike küsimus, võib-olla see on natuke ennatlik, aga Peep Petersonile, et kui suured need numbrid siis seal võiksid paista või on see liiga vara küsida, et kuidas sotsiaalpartnerid kokku lepivad? Jah, palun Peep. Et meie asi tegelikult oleks see vestlus viia võimalikult avalikuks, et kogu ühiskond tunnetaks neid argumente poolt ja vastu, et tõepoolest leida. Hetkel muidugi, ütleme, kuna avalikkus käsitleb, neid selle situatsiooni tihti selliselt, et ahaa, läksid sellise suure numbriga ja tulid sellisega välja, et ju said tappa, siis see tekitab seda meeleolu, nagu on Soomes nendel läbirääkimiste ümber, kus tõepoolest minnakse
esialgsete mõtetega tullakse välja ühise numbriga, et ma täpselt ei oska öelda, et kumb strateegia siis nüüd õnnestub. Ma praegu tegin kiiresti ümber Keskerakonna selle miinimumpalga tõusu valemi ja näen, et nad näevad siis ette 22% tõusu igal aastal. Et see muudab ka meile leppimise natuke lihtsamaks kokku. Aitäh ja Tarmo oleks paari minutise lõppkokkute. Ja mul olekski olnud tegelikult täpsustus selle protsendi osas, et ja ei ole ka kunagi Keskerakond salanud seda, et seda ei tehta ühe aastaga. Nii et me tõepoolest näeme sellist 4–5 aasta pikkust protsessi, mille käigus alampalk võiks 1000 euroni tõusta. Arvestades alampalga läbirääkimiste ajalugu ja tundes läbirääkivad ka osapooli veidikene, usun, et see protsent on saavutatav, kui sellega kaasnevad ka teatavad riigimeetmed, kordaks siis üle, eks see puudutab tööturupaketti ja tööjõumaksude langetamist. Ning tahaks ikkagi veel öelda seda, et mida madalam on alampalk, seda suuremad on tegelikult meie sotsiaalkaitsekulud. Seda suuremaks ka tegelikult paisub ettevõtjate maksukoorem. Nii et need on kõik omavahel seotud asjad. Ja ei ole kuskil öeldud täna või ei ole olemas kokkulepet, milline on siis see mõistlik alampalga määr. Ja selles osas ma tahaks kutsuda üles ka Riigikogu mõtlema kaasa, kas on nüüd 40% keskmisest palgast, on ta 45%. Ma saan aru, et Sotsiaalministeerium räägib 45% juba. On see 50%? Kuskil tuleks kokku leppida, millist taset sissetulekutes me peame Eestis aktsepteeritavaks ja sellest lähtuvalt mõelda siis juba edasi, millises tempos tõsta alampalka, milliseid teisi meetmeid kasutada. Aga lihtsalt rääkida sellist üldist juttu, et ettevõtete konkurentsivõime kahjustub või tööhõive väheneb, sellel samamoodi ei ole tegelikult lisatud usutavaid fakte. Nii et jah, debati eest tänan, loodetavasti see siin jätkub ja kutsun kõiki osapooli ikkagi selles osas mõtlema kaasa ja sealhulgas ka riiki. See ei ole etteheide nüüd läbirääkivatele osapooltele, ametiühingud, tööandjad võivad alati sõlmida selliseid lepinguid, nagu nad tahavad. Keegi ei saa neid piirata, seda õigust ei saa neilt keegi ära võtta, sõlmida ka alampalga leping sellisena, nagu nad seda tahavad. Aga kuna seaduses on riigi rolli selgelt määratletud, siis ei saa ka öelda, et riik selle küsimusega ei peaks üldse tegelema. Aitäh ja ma tänan kõiki osapooli ja ma lõpetuseks julgen sulle öelda, et Eesti koalitsioonilepingus on kirjutatud klausel, et 45% keskmisest palgast peaks olema alampalk. Nii et kui täna on 40%, siis see tõus on 37%. Et siis see tõus on märgatav. Loodame, et see suudetakse ka kahe osapoole pealt kokku leppida. Ma veel kord tänan ja komisjonil on veel 3. punkt, aga külalist me kõiki täname ja ma loodan, et see arutelu täna ei lõppe, et see arutelu toimub meil komisjon võib-olla mitmel arutelu, nii et veel kord suur aitäh teile ja